Tere varajast õhtutundi. Minu nimi on Andrei Liimets ja mul on rõõm tervitada teid kõiki, kes te olete meid kuulama, vaatama kogunenud. Hea kodaniku klubi on siis ürituseks ja korraldavad seda peaasi.ee ja Vabaühenduste Liit. Ja teemaks, nagu välja hüütud, on siis vaimne enesekaitse vabaühendustele, ehk siis lähema 1,5 tunni jooksul räägime sellest, kuidas selles lõpmatuna näivas kriiside pöörises ellu jääda, hakkama saada ja kõige selle juures ka terve mõistuse juures püsida. Nagu öeldud, räägime vaimsest tervisest, räägime natuke üldisemalt, miks see niivõrd oluline teema on ja jagame ka praktilisi näpunäiteid, kuidas nii üksikisiku tasandil kui ka organisatsioonis võiks tähelepanu pöörata vaimse tervisega seotud väljakutsetele ja mida võiks teha, et organisatsioonis ennetada erinevaid probleeme, mis võivad vaimset tervist kimbutama hakata. Aga sellest kõigest ei räägi ma siin loomulikult üksi. Minuga koos on siin 3 ägedat inimest, kes oma kogemusi ja mõtteid täna jagavad. Siin on Anna-Kaisa Oidermaa peaasi.ee poolt, kes räägib peaasja enda kogemustest ja jagab näpunäiteid siis praktilisemal tasandil, mida võiks iga organisatsioon silmas pidada. Ja me võtame ette 2 sellist nii-öelda case study't või juhtumi uuringut, jagame 2 organisatsiooni näiteid ja kogemusi. Nendeks on siis Noored Kooli, keda esindab siin Moona Mägi-Soomer, ja Vähiravifond Kingitud elu, keda esindab Pille Retter. Ja õhtu on meil ehitatud üles niimoodi, et kõik 3 inimest räägivad alguses natukene sissejuhatuseks oma organisatsiooni kogemustest, sellest, mida on õpitud siin kas või viimase paari kuu jooksul, kus meid on tabanud võib-olla nende kriisirohkete aastate kõige suurem šokk mitmes mõttes, sealhulgas siis vaimse tervise ja üldise ärevuse mõttes. Iga sellise sissejuhatava mõtiskluse järel on väike reflektsiooniring, kus siis teised saavad natukene peegeldada ja korjata võib-olla välja mõned mõtted, mis ennastki puudutasid. Ka teie, kes te meid vaatate, saate küsida selleks. Vaadake lihtsalt Facebookis selle sama ülekande, mida te praegu vaatate alla, seal saate kommentaare kirjutada ja palun saatke lihtsalt kommentaaridena siis oma küsimused või mõtted ja ma üritan siin hoida sellel ülekandel siis silma peal ja nendel kommentaaridel ja teie küsimustel ja kui neid tekkima peaks, siis saan need suunata meie kõnelejatele. Ja siis pärast sellist kogemuste jagamist on meil siis õhtu teises pooles selline praktilisem osa, kus räägime tegevuskavast, mida iga organisatsioon võiks siis kasutada või mille võiks rakendusse võtta, et vaimse tervise probleeme ennetada ja nendega tegeleda. Aga minu poolt sissejuhatuseks sellest esialgu vast piisab ja annaksingi sõna Anna-Kaisale, kes siis räägib võib-olla natukene üldisemalt, miks vaimne tervis üldse on oluline, miks see teema on selline, et me sellest nii palju räägime ja üha enam räägime ja millega peaasi on siis tegelenud viimastel kuudel. Palun, Anna-Kaisa. Jaa, tere kõigile minu poolt ka. No võt, et sellises vabaühenduste kambas on suurepärane seltskond just vaimsest tervisest rääkida, sest et ma arvan, et kogu see seltskond on ju selline, kes väga soovivad maailma parandada ja meil on selleks ideid, energiat, tahtmist, on ümber ringi inimesed, kes tahavad nii üksteist aidata, laiemalt, ma ei tea, maailma aidata, universumit aidata kuidagi. Eks, et selles mõttes on vaimne tervis selline ka täitsa loogiline teema, millest ju siin meie kambas rääkida. Aga jah, et tegelikult me siin just tegime ühte sellist väikest küsitlust, et kuidas vaimse tervise seis inimestel võiks praegu olla. Umbes 9000 vastajat oli seal
300 organisatsioonist ja sealt me nägime, et päris rasked ajad on, et ikkagi umbes kolmandikul on selliseid vaimse tervise raskuste tunnuseid ja umbes pooled meist on nagu vaimselt päris kurnatud või väsinud, et seesama kriisid ikkagi on ju meid ikkagi selgelt mõjutanud, et kuidas tundub see, ma ei tea, see protsent, et umbes kolmandikul ikkagi päris raske ja pooled väsinud, et tundub nagu suht niisugune loogiline ja tegelikult vaimne tervis, see, kuidas läheb inimestel meie ümber, mõjutab ju meid ka, eks, et me oleme ikkagi inimestena ühest küljest ju empaatiavõimelised, eks, et me ikkagi näeme ja tajume, kui teistel on raske ja kuigi vaimse tervise raskused ei ole nakkushaigus, siis mingil määral nad ikkagi kuidagi on tunnetatavad ju ka teistele ja selles mõttes just nagu organisatsiooni tasandil on see ju hästi-hästi tähtis, et me kõik üksteist toetaksime, et siis on ju ka see organisatsioon ja kõik need meie ideed ja tegemised, mis me tahame saavutada, ka teostatavad, sest et kui meie kolleegid on kuidagi rivist väljas, et siis see mõjutab ju meid ka. Ja jah, et tegelikult see vaimne tervis on ju nii lai ja suur teema on ju, et ka kui selles vaimse tervise küsitluses on ju osalenud ettevõtted, organisatsioonid, said oma tulemused, eks ju, vaatavadki, et meie inimestest pooled ongi väsinud läbi omadega, kurnatud, et mis me nüüd siis teeme ja hästi palju on ikkagi praegu näha seda, et see kuidagi on pilk pööratud sellise väga spetsialiseeritud abi poole, et siis tuleb küsimus sellest, et kust me kutsume endale psühholoogi siis siia rääkima või kuidas me saame oma kolleegid psühhiaatri juurde, et aga teisalt on, ma arvan, meil aeg ikkagi hakata liikuma sinnapoole, et mõelda, et mida mina teha saan ja mida ma saan teha ka teiste heaks ja just enda jaoks on ju, sest et tegelikult see vaimse tervise hoidmine ei ole ju nii tuumateadus ja tegelikult seda on ka organisatsioonis võimalik teha ka üsna väikeste kuludega või puhta tasuta. Et ma arvan, et see võiks olla üks hästi-hästi tähtis punkt, mida siit tänasest võiks kaasa võtta, et tegelikult vaimse tervise hoidmine puudutab meid kõiki ja teine punkt see, et see ei pea nii kohutavalt keeruline ega kohutavalt kallis olema ja et alati ei oleks selleks vaja vaimse tervise spetsialiste. Vot selline sissejuhatus minu poolt, et tegelikult see on kõik imelihtne. Ja nüüd hakkavad kohe siin inimesed rääkima, kuidas see käib. Enne kui me teiste organisatsioonide juurde läheme, ma Anna-Kaisa küsiks sult võib-olla paar natukene lisa ka, et mingis mõttes peaasja tööpõllule on ju nüüd tööd tulnud justkui nii, et vähe ei ole, et nagu mainitud, me oleme siin kriisist kriisi liikunud, koroona, nüüd meid ümbritsev sõjaolukord. Kas teie töö on sellest lähtuvalt kuidagi muutunud ka või olete te ise oma organisatsioonis tajunud mingeid muutusi või ka enda inimeste seas mingit sellist ärevuse kasvu? See üks pool, et mis me selle suurenenud tööpõlluga võiks, mis selle suunas mõelda. Meie olemegi mõelnud seda, et mida saab teha hästi ökonoomselt ja kõigile kättesaadavalt, et üks hästi tähtis meie suund ongi selline vaimse tervise esmaabi oskuste kättesaadavaks tegemine inimestele, et tegelikult need on sellised hästi lihtsad oskused nagu füüsilise tervise esmaabi, eks, et mida igaüks saab õppida, endale selgeks teha ja siis oma ligimesele toeks olla, kui tal keeruline on. Et me tegelikult praegu proovimegi leida selliseid ökonoomseid ja võimalikult universaalseid viise, et kuidas natukene seda vaimse tervise seisu parandada. Et see on siis lisaks sellele, mis me
teeme ka ju nõustamistöö vallas. Aga jah, et paraku või mitte paraku, aga tõesti see ju nii on, et kui see olla psühholoog, see kuidagi ei tee immuunseks inimest selle suhtes, mis maailmas toimub või mis toimub ka enda sees. Et loomulikult on see ka mõjutanud meie organisatsiooni, mis on toimunud siin viimastel aastatel. Aga ma ütleks, et me oleme ka näinud seda väga palju, kui tähtis ongi see, et saaks jagada omavahel seda raskust ja vahel on ka see, et tõesti sellise väga suure pinge võibki maha võtta see, et kuulge, saame kokku ja räägime, et kuidas meil kõigil läheb ja näemegi seda ka, et minu kõik kolleegid, kes on minust tegelikult palju targemad ja rahulikumad ja kihvtimad enesejuhtijad, on ka mõjutatud sellest ja see tegelikult tõmbab ka endal seda pinget maha, et okei, et jah, et tal on raske, mul on raske, aga et on võimalik sellega toime tulla, on ju. Sa mainisid seda küsimustikku, mis te läbi viisite. Kas sealt tuli mingeid huvitavaid tulemusi ka välja, et kas on kuidagi vanusepiiri või soopiiri või kuidagi võimalik tuletada, et kas on mingeid gruppe, kes on kuidagi haavatavamad või rohkem mõjutatud nüüd praegu meid ümbritsevast ärevusest? Ja, et seal on hästi-hästi selgelt ja ühest küljest mingis mõttes lootustandvalt see, et mida vanem inimene on, et seda vähem tal on raskusi. Aga teisalt muidugi, see on selline nagu niisugune natukene poolenisti roosade prillidega vaatamise aspekt, et näed, saan vanemaks ja võib-olla mul läheb lihtsamaks, kui ma jõuan selle eani. Aga tegelikult jah, et noortel on väga palju raskem, et seal on hästi selgelt näha, et mida noorem inimene, seda rohkem on tal nii sellist meeleolulangust, ärevust, uneraskusi, sedasama kurnatust, et isegi seal ei ole nii palju meeste, naiste, eesti või muu emakeelega inimesed, aga just see, et mida noorem, seda keerulisem olla. Siit kerkib muidugi terve hulk hästi praktilisi küsimusi, aga praktilise osa juurde veel läheme, nii et siit noorte juurest oleks võib-olla hea siis liikuda kohe noored kooli juurde, nii et Moona, kuidas teil on läinud ja kuidas teie olete tähelepanu pööranud vaimse tervise küsimustele nii oma organisatsiooni sees kui ka võib-olla siis natukene teie organisatsiooniga kokku puutuvate inimeste puhul? Ja, meil on noored koolis, siis on meeskond, kus on 12 inimest ja lisaks sellele on meie noored kooli osalejad, kes on siis alustavad õpetajad parasjagu koolides ja nendel on alati ärevus ja eneses kahtlemine ja sellised teemad on väga pinna peal alati, et proovime pakkuda neile tuge ja ise siis organisatsioonina areneda selles suunas, et kuidas hoida oma vaimset tervist. Ja meie oleme põhiliselt tegelenud ennetustööga, ehk et meil on mitmed praktikad kasutusel, mis ideaalis siis võiks aidata ennetada neid kohti, kus ärevus ja stress tõusevad. Ja mul on kohe kaasas ka näitlik materjal. Meil on paar aastat tagasi meie endine tegevjuht Kristi Klaasmägi sattus sellise raamatu peale ühel üritusel ja me oleme seda kasutanud nüüd juba aastaid. Meil on selline praktika, et meil on raamatuklubi meeskonna sees. See on väga ägedalt üles ehitatud raamat, kus iga peatükk tegeleb ühe teemaga ja siis me loeme seda raamatut peatükki, siis on 4 nädalat aega selle üle mõelda ja praktiseerida neid teemasid, mis siin on ja siis saame jälle kokku ja arutame ja reflekteerime. Ja see on hästi palju aidanud, sest ta tegeleb just selliste teemadega nagu töö juures. Okei, ma alustan natuke kaugemalt, et üks teine raamat, mida me ka koos lugesime raamatuklubis, räägib sellest, et inimesed umbes poole oma tööajast tegelevad sellega, et varjata seda, et nad tegelikult ei tea, mida nad teevad. Ja kui see energia hoopis tuua nagu see teema lagedale ja rääkida sellest ja kasutada seda energiat töö tegemiseks, siis on hoopis lihtsam kõike teha, et sa ei pea varjama, et sa ei oska seda tööd, mida sa teed.
ja see raamat räägib ka nagu nende teemade ülestoomisest, mida me tegelikult, mis on kõik need elevandid seal toas, aga millest keegi ei julge rääkida. Ja ta aitab luua usaldusliku suhte meeskonnas, et kui sa näed, et su töökaaslasel on raske mingil hetkel, et ta ei pea nagu muretsema, et ma pean nüüd varjama seda, et mul on raske, vaid et me näeme seda ja me saame küsida, et kuidas ma saan sind aidata, mitte et sa pead muretsema, et ma äkki jään oma töökohast ilma, et mind hakatakse süüdistama milleski. Või näiteks meil on selline praktika, mis aitab ka usaldust kasvatada, on, et näiteks iga nädala koosoleku alguses meil on check-in aeg ja seal igal ühel on aega rääkida, paneme kella käima ja räägid, et millega sa täna tuled, oleneb, erinevad küsimused on tavaliselt, et mis su elus praegu toimub, millega sa täna tuled, mis sa tegid ja iga ühel on oma aeg rääkimiseks, teised kuulavad, ei kommenteeri, ei vasta vahele, et seda ei ütle neid toredaid nalju, mis tekib, mida tahaks kohe kuskile vahele pista. Et see selline kuulatuse tunne ja et see, et teised päriselt hoolivad sinust ja kuulavad sind ja selle taga on ka see mõte, et me oleme üks tervik, et ei ole seda, et jäta oma mured, kui sa tööle tuled, siis ära muredega tule, et me tuleme nende muredega tööle ja kui sa saad need välja öelda, siis sa saad olla päriselt kohal, et jälle nagu töö kvaliteedi mõttes on palju parem töötada. Ja minu jaoks tõesti see raamatuklubi, ma nüüd mitu korda seda raamatut lugenud ja see on selline, et tõesti võid jälle uuesti võtta need peatükid ette ja proovida neid läbi teha ja see, ma arvan, see check-in'i meetod on kuidagi viinud, ma ise tunnen sellisesse kohta, et ma olen palju produktiivsem. Mul ei ole enam, kui ma tunnen, et ma pean puhkama, kui ma olen stressis või väsinud või närviline millegi pärast ja ma tõesti nagu tunnen, et ma pean võtma vaba päeva, siis ma ei ole ka seda süütund ega puhkamist, et ma nagu võtan vaba päeva, aga siis kogu terve päeva mõtled, kõik need asjad on tegemata, et kuidagi ma olen sellest vabanenud ja mul on tõesti nagu rõõmu tööst ja sellest, et ma saan öelda, et ma ei saanud täna, ma ei teinud mitte midagi täna. Ma olin täiesti nagu, kui Ukraina sõda algas, ma ütlesin, ma ei suuda tööd teha, et see kõik mõjutab mind nii palju. Et ja kuidagi selline usalduse tekitamine, ma arvan see, mis on seal vaimse tervise taustal, et seda on hästi lihtne öelda, vaata, et nüüd hakkame nüüd üksteisest hoolima, et kuidas sa nagu päriselt hoolid, kui sul ei ole seda, kuidas sa hoolid sellest töökaaslasest, kui teil ei ole usaldust, et kui ei tea, mis siis juhtub, kui ma teen vigu näiteks, on ju, et mis must siis saab, kui ma ütlen, et ma ei jõua. Et nagu ma arvan, see usalduse tekitamise praktikad on olulised seal vaimse tervise taga. Teie puhul saab rääkida mingis mõttes just kui 3 erinevast ringist. Üks on see organisatsioon kui selline, teie keskne kontoritiim. Teiseks on kõik need õpetajad, need noored, kes siis kooli on läinud ja kolmandaks siis kõik need õpilased, kes siis omakorda kokku puutuvad nende õpetajatega. Kas te olete kuidagi tajunud, et noortel on just eriti tugev hetkel see stressitase või on see kuidagi teistmoodi kui ülejäänud ühiskonnas? Meie nüüd nagu meeskonnas on meil ikkagi see vahelüli seal need osalejad, kes on õpetajateks koolis, et meieni jõuab selline vahendatud info õpilaste kohta, aga me näeme lihtsalt oma osalejate, tegelikult kooliõpetajate ja kooli juhtkondade pealt seda, et inimesed on ikkagi, hästi raske on uusi asju alustada. Et kõik on kogu aeg toimetavad nagu selle piiri peal, et ma teen need asjad ära, mis ma pean, aga ei jaksa teha uusi projekte, ei jaksa, kõik tundub nagu liiga palju. Et ma arvan, et lastel on sama, et nad nagu toimetavad seal oma võimete piiril, et lihtsalt nagu tahaks korra välja astuda sellest rongist, et ei jaksa neid uudiseid ja seda elu, mis elu praegu toob, et seda oleme märganud, jah. See check-in meetod kõlab iseenesest hästi kihvtilt, aga selliste meetoditega on alati küsimus, et kuidas kaasata neid, kes võib-olla ei ole nii jutukad või kes ei tule kohe kaasa, kes võib-olla eelistaks rohkem jälgida ja mõlgutada oma mõtteid, et kuidas seda usaldust enne nii palju luua, et igaüks üldse tahaks rääkida?
Jaa, ma ise ka pean ennast suhteliselt avatud ja jutukaks inimeseks, aga 2 aastat tagasi, kui ma nüüd selle meeskonnaga ühinesin, siis oli lausa niimoodi, et vahest olid hästi pikad need check-in'id, et anti 10 minutit sulle ja räägi aeg täis. Et kui sul ütled, et 3 minutiga on juba kõik räägitud, et ma nüüd annan edasi, et siis on tegelikult, et ei, mis veel. Ja keegi ja see, et teised jagavad, tekitabki seda usaldust, et sa näed, et teised ka räägivad neid asju ja alguses ei ütle neid asju, mis päriselt on, hakkad nagu vaikselt, see usaldus kasvab, et ta ongi niisugune protsess. Ja jah, et tõesti ka vaiksemad inimesed, et on selles mõttes just hea, et ei ole neid tüüpe, kes alati räägivad aja täis, vaid et kõik saavad sõna, et kui sa oledki vaiksem, see ei tähenda võib-olla tegelikult, et sa ei taha midagi öelda, vaid et sul ei teki kunagi seda auku, kuhu midagi vahele öelda nii kiiresti, et sa jõuaksid reageerida, et jutukamad räägivad aja täis. Aga aitäh, Moona. Läheme siit oma teise juhtumiuuringu juurde ja Vähiravifond Kingitud elu. Teil on nagunii väga keeruline teema, millega tegeleda, mille ümber koonduvad nagunii väga tugevad vaimsed pinged päevast ja ajast sõltumata ja nüüd kogu selline kriisiderohke ühiskondlik või selline ümbritsev pinge sinna juurde. Kuidas teie olete hakkama saanud selle kõigega? Ja tervist siis ka minu poolt. Vähiravifond siis teatavasti finantseerib siis nende vähihaigete ravi, mille puhul siis haigekassa nii-öelda siis nende ravimitele, mille siis haigekassa soodustust ei ole. Ja tegelikult meeskond on meil väga-väga suur, et nõukogus on siis 9 liiget, siis meie tegevjuht ja asutaja ja juhatuse liige. Ja just täna hommikul vaatasin, meil on selline hästi armas kinnine sotsiaalmeediagrupp Facebookis, et vabatahtlikke on kokku 377. Aga nendest tegelikult aktiivselt tegevaid on seal kuskil 100. Ja võib-olla kui Vähiravifond, ütleme siis Eesti inimestel on oma tegevuse poolest teada-tuntud sellise läbipaistvuse ja aususega, siis tegelikult ka meie organisatsiooni kultuur siseselt on tegelikult täpselt samasugune. Et igapäeva töövahendiks siis on meil nii-öelda siis sotsiaalmeedias selline kinnine grupp, mis on tegelikult ühtaegu nii tööriist, kus on üleval siis meie kogumiskalender, et meil on ees ootamas väga tihe suvi, et on olnud põuaperiood selja taga, et ma arvan, et enamus inimesed on näinud meie oranžide särkidega vabatahtlike üritustel ja kaubanduskeskustes. Et nüüd on siis selline, ütleme, kinnisem pandeemia aeg seljatatud ja ees tuleb selline töömahukas suvi. Aga see ei ole ka ainult niivõrd tööriist, et tegelikult sealsamas grupis me tegelikult ka jõustame üksteist väga-väga tugevalt. Et me jagame selliseid hästi südamlikke nii-öelda kogumisseikasid, tagasisidet, mida me saame selles mõttes oma annetajatelt. On selles mõttes väga-väga südamlikke hetki, on ka väga valusaid juhtumeid, aga need on väga ilusad ja väga siirad ja me oleme äärmiselt tänulikud, et sellist asja meil üldse usaldatakse. Ja siit tulebki võib-olla siis see teine teema, et see usalduskrediit, et see on täpselt samamoodi kui siin võib-olla eelneval poole pealt, et meil on see täpselt samamoodi väga kõrge ka meeskonnas sees. Et me ikkagi tadume väga tugevalt seda, et me oleme vabatahtlik organisatsioon ja me tegutseme vaba tahte alusel. Ehk siis meil on osad vabatahtlikud, kes tõesti iga nädal praktiliselt panustavad. On neid, kes käivad aastas korra 2, et igal ühel on kuidagi kujunenud selline oma mingi kindel rütm. Aga meil on ka hästi selline läbipaistev ja avatud suhtlemine, et ei ole nii, et elu ikkagi mängib väga palju ette ja tegelikult enamus kõigil meil on ju oma elu, oma põhitöökohad, et kui olemegi sinna kalendrisse ennast kuskile lisanud, et ei ole seda valehäbi, et nüüd ei saa minna, et siis justkui oleme vakka ja põhjused, miks tegelikult me ka ju ei lähe, et need on täiesti inimlikud, et see julgus rääkida asjadest ja mis ka teine teema, et me oleme suutnud selle keskkonna kuidagi säästa nii, et me ei ole sinna toonud ei Covidit
ei sõda, ei energiakriisi või noh, mis iganes kriisid meil siin kõik puudutavad, et see tõesti on selline hästi tugevate ja heade emotsioonide jagamise koht. Et pigem ta jah, on niisugune tugigrupp täiesti. Siis on meil väga vinged ühisüritused. Ma ikka olen mõelnud, et noh, muidugi on tore vahest kokku saada, võib-olla tassikene teed ja kooki juua, aga meil need ühisüritused viimasel ajal, ma ei tea, siin peab tõesti siis küsimused Oivole ja Katrin edastama, et mida te teete, et te selliseid üritusi välja mõtlete, aga pigem on nad läinud täiesti selliseks, et nad pakuvad ikkagi midagi väga sügavalt hingele või suisa mingit eneseületust, et noh, mina näiteks sain kõrguse kartusest jagu. Et niisugune teadlik selline nagu mälestuste loomine, kuhu võib-olla raskel ajal peitu pugeda, mida niimoodi varnast tegelikult välja võtta. Eelmine aasta koostasime ka sellise hea tava, kuna meie vabatahtlik grupp on läinud väga suureks ja inimesed on väga erinevad, et võib-olla siis sellist ühtset keelt nagu rohkem käia, olla, teha, et siis väga palju tõime seal välja niisuguseid eetilisi aspekte, aga tõime ka seda, et tõesti, et me tegutseme siis, kui me oleme puhanud, et me tõesti, me läheme tõesti siis, kui me suudame särada, inimesi vastu võtta, nendega suhelda, et me ikkagi üritame jah nii, et see ei oleks nagu selline kohustus, vaid see oleks pigem nagu niisugune nauditav tegevus. Ja teiseks ka see, et me tänapäeva nutimaailmas veel eriti, et me noh, kõik ju on käe-jala juures, siinsamas meie peo peal on justkui nagu kõik, et kui ma nüüd mõtlengi, et ahah, mul on seda inimest kätte vaja saada, võtan Messengeri lahti ja muudkui kirjutan, et siis see ka, et me ei eelda, et see inimene kohe samal ajal sulle vastab. Et me ikkagi hindame inimeste privaatsust, eraelu ja et jah, niisugune eeldus on täpselt moodi ka võtame siis nende kogumistel käimine, et annetuste kogumistel, et vahest ongi nii, et me seisame seal ja noh, tõesti ongi nii, et me ainult seisame. Et inimesi nagu ei tule ja siis mõnikord võib täitsa nagu meelemõrudaks teha. Aga siin ongi just see meie nii-öelda siis fookuses hoidmine meie missioonil, et mitte me ei lähe seda summat sinna koguma, vaid me anname selle võimaluse inimesele seda heategu teha. Ja just, et me ei võta mingit eelneva kogumise, mingit niisugust aspekti järgnevale kogumisele kaasa, et me ei eelda nagu mitte ühelgilt järgnevalt teemalt nagu siis eelneva põhjal. Et vot nii me toimetame. Sa alustasid selle nii-öelda tugigrupi kirjeldusega sotsiaalmeedias. Kui sõda algas, siis mulle tundus, et absoluutselt igas formaadis ja igal pool, kus üldse mingid nii-öelda kohtumised, olgu füüsiliselt või sotsiaalmeedias olid, sõda teemana kerkis üles, kõigil oli vaja kuidagi kollektiivselt igas võimalikus seltskonnas seda ikkagi protsessida ja see on kuidagi hästi paratamatu ja inimlik soov. Kas te oli kuidagi hästi kalkuleeritud niimoodi, et sinna selliseid negatiivseid teemasid ei too ja te üritategi selle hoida sellise nii-öelda positiivsete vaibide paigana ja kuidas te seda nagu jõustanud olete? Kas te siin on võib-olla mitu küsimust koos, aga et kas te ei karda, et siis võib-olla mingid teemad, mis on inimeste jaoks olulised, just jäävad kuidagi ühiselt protsessimata? Tegelikult ma ei usu, sest me seda infot ju näeme, et ükskõik praegu, mis teemad me lahti teeme, seda teemat on nagu kõikjal. Et selles mõttes, et see, et me neid teemasid sinna nagu ei haaku, see ei tähenda seda, et me justkui need teemad oleks meie jaoks nagu peidetud või et need teemasid ei oleks nagu olemas. Aga ja tegelikult see ei ole ka meil kuidagi nagu mingil niisugusel paberkandjal kokku lepitud, et me seda ei tee, vaid see kuidagi ongi nii, et me oleme üritanud lihtsalt, kuna meie enda tegevuse missioon on lihtsalt selline nii aukartust äratav ja puhas, et siis kuidagi võib-olla lihtsalt hoida mingeid teatud asju sealt eemal. Ja seda
nii-öelda kättesaadavuse küsimus on minu meelest hästi huvitav, sest me oleme ju liikunud kuidagi sinna, kus üldse tundub, et kõik inimesed peavad olema kohe igal pool kättesaadavad, siis me istumegi mitmes seadmes ja kogu aeg tuleb meil mingeid teavitusi sisse, eks ole. Kuidas organisatsioonis luua sellist õhkkonda või ühist teadmist, et sa ei pea olema kogu aeg kättesaadav, et kuidas see õige tasakaal leida, samal ajal meil ju ka on vaja pidevalt, eriti just selles kriisiolukorras ongi kiirelt vaja näiteks mingit infot liigutada, kuidas seda tasakaalu leida, et inimene ühelt poolt oleks nagu organisatsiooni osaga siis, kui on, ütleme, kiirem tööaeg, aga samas hoiaks ennast piisavalt palju, et ei tekiks seda, et ma ikkagi mingi vaikiv eeldus on, et ma tegelikult ikkagi peaksin äkki olema kättesaadav. Ja no eks selles mõttes, et meil on nüüd kujunenud küll nii jah, et meie valdav tegevus on tegelikult kõik ju nädalavahetustel, eks ju. Et siis, kui meie justkui nagu need tegevjuhid puhkavad, siis meie toimetame, et me üritame ikkagi niivõrd vähe kui võimalik siis nii-öelda mingite teatud asjadega siis ühendust võtta, aga loomulikult, kui meil on mingid, mis siis on puudutavad mingid konkreetselt kogumiskoha mingeid tingimusi ja aspekte, et siis me ikkagi võtame ühendust. Aga see meie nii-öelda siis Facebooki kinnine grupp on tegelikult täiesti piisav platvorm, et ka seal nii-öelda siis neid asju tegelikult nagu ära ajada. Et aga jah, kui me omavahel suhtleme, siis me ei eelda tõesti, et see vastus tuleks nüüd kohe. Vaid me teame, et see vastus võib tulla keeruline päev. Kas ma võin ka seda kommenteerida? Ja meie ka püüame hästi hoida seda tööaega tööajana, et mina olen ka suutnud juba, ma õhtuti ei tee ja nädalavahetuseti ei tee tööd ja ma arvan, see organisatsiooni kultuur nagu aitab seda tähelepanu juhtida sellele, et kui tõesti tulevad mingid uued inimesed, hakkavad meile saatma kirju või sõnumeid Slackis, et kell, ma ei tea, 1 öösel, et siis järgmisel korral ikka kui kokku saame, siis ütleme, et kuule, et ära saada kell 1 öösel, et me märkasime, et sa saadad kell 1 öösel, et ära saada meil, keegi ei taha, et sa teed tööd kell 1 öösel. Et kuidagi nagu seda tuua nähtavale, et tihti kipuvad seda juhid tegema, ma ei tea, miks, kas nad üritavad näidata, et nad on hästi töökad öösiti, et nagu kuidas nagu seda normaliseerida, et see ei ole normaalne või tuua jälle, kas seal on usaldus või ei ole, kas sa julged öelda oma ülemusele, et palun ära saada mulle kell 7 hommikul e-maili, millele sa eeldad, et ma kell 8 vastan, olen juba, et see ei ole normaalne, et nagu jah, nagu meil on endal, kasutame Slacki, et meil on kokku lepitud, et sa pead korra päevas seda vaatama ja kui on kiire asi, siis sulle helistatakse, et ei oleks, just ei tekiks seda tunnet, et ma pean kogu aeg olema kaasas nende teemadega, mis on, et õnneks meie töö iseloom on selline, et ei ole ka nagu ülikiireid asju, mida peab kohe lahendama, et tõesti nagu 1 päeva raames saab. Aga jah, et üksteisel hoida silm peal ja tõesti, kui on näiteks uus juht meil praegu, kes ei saada kirju valel ajal, aga kui oleks tulnud selline juht, kes hakkab seda tegema, et siis, et kuidas see kultuur aitaks nagu, et ei vaiki maha, vaid ei normaliseeri seda, vaid nagu tuua see välja, et ennast hoida. See, et millal neid kirju ja tööasju ajada, kirju saata, selle juurde ma tahan kindlasti tagasi tulla, sest see on üks hirmus põnev teema. Aga aitäh, Pille, kõigepealt sulle selle väikese sissejuhatuse eest ja enne kui me tegevuskava juurde läheme, mõned võib-olla üldisemad küsimused. Anna-Kaisa, kui sa nüüd kuulasid neid näiteid, siis kui representatiivsed need nii-öelda olid organisatsioonidest, kellega sa oled kokku puutunud ja kui kuidagi üldistavad või tuttavad need mured ja ka lahendused sulle olid, et mida ka teistel organisatsioonidel võib-olla on olnud ja mida rakendatakse? No mulle jah, kõlas see nagu üsna kõrge pilotaaž, mis te siin rääkisite, et see, et tõesti sellist usalduslikku suhet proovida saada ja saadagi, eks ju, oma meeskonnas, et see on juba selline super eesmärk ju, et ja just selline ausus ja need väärtused ikkagi ja mitte ainult nagu sõnaliste väärtustena, vaid reaalses elus, et need on ikkagi suurepärane, kui õnnestub saavutada, et nendega sealt, kui midagi juhtub või midagi konkreetset on vaja lahendada, et küll siis saab, aga kui need on, siis on juba see baas nii tugev. Aga jah,
et noh, need mured jah, noh nagu see meilindus on ju ja see suhtlus on ju jumal teab mis ajal, no see on ikkagi, ma arvan, niivõrd nagu üldine mure, noh, millega peab tegelema, sest muidu see võtab meid üle lihtsalt on ju. Jah. Siit on märksõnana mitu korda läbi käinud märkamine. Mulle tundub, et noh, eriti kuna sa mainisid, et siin on justkui selline kõrgem pilotaaž juba, siis vähemalt vabaühendustes, kellega mina kokku puutun, mulle tundub, et märgata juba osatakse tegelikult probleeme, et see märkamine ise ei ole võib-olla probleem, et me saame aru tegelikult, millal inimene on üleväsinud, läbi põlenud, millal on mingeid probleeme, millega peaks tegelema ja me oskame seda kuidagi lugeda ja me oleme teadlikud suuresti, ma arvan, just tänu võib-olla Peaasi tööle viimase paari aasta jooksul, et nendest teemadest on nii palju räägitud, aga hoopis keerulisem on selline tagasisidestamine või see kuidagi see sekkumishetk, et kuidas näiteks kolleegina kas või kellegi poole pöörduda, et võib-olla kuskil peaks natuke nagu rahulikumalt võtma või kuidas nii töökaaslane kui ka ütleme nii-öelda ülemus saaks üldse vahel astuda, et on teil kogemusi, kuidas seda nii-öelda, kuidas leida see õige sekkumishetk ja kuidas seda teha nii, et inimene ise ei tajuks, et teda kuidagi rünnataks või siis sageli me ka loome endale sellise kaitsekihi, et justkui see, kui seda välja tuuaks, et meil justkui paistab olema mingi probleem, siis see on justkui hinnang meie tööle automaatselt või me ei saa hakkama, et kuidas seda kuidagi pehmelt ja empaatiliselt teha ja nii, et päriselt inimesel abi oleks. See on kõigile see küsimus. Mul on näide. Lisaks sellele, et meil on see raamatuklubi, siis meil on 12 inimesest tehtud sellised kolmikud, kes käivad aeg-ajalt koos ja me oleme välja või sõnastanud enda jaoks, et millised on meie arengukohad, kuhu ma tahan inimesena jõuda ja siis me nagu räägime nendest seal kolmikutes ja meie kolmikus oli just sügisel selline juhtum, et paistis, et üks inimene hakkab läbi põlema. Ja siis me teised 2 kolmiku liiget, siis me rääkisime hästi palju sellest enda läbipõlemise kogemusest ja proovisime seda normaliseerida, et see on, et selliseid asju juhtub ja et mida meie tegime ja et selles, kuidas me sellest üle saime ja see inimene kuulas algust, ta nagu ei olnud näha, et ta otseselt võtaks sealt midagi, aga tegelikult nüüd pärast tagantjärgi ta ütles, et sellest oli väga suur abi, et ta sai ise aru sellest, mis taga toimub ja see, et ta julges siis meile lõpuks rääkida ka sellest ja ta sai oma elu ümber mõtestada ja sai nagu edasi liikuda sealt, et päris äge kogemus oli see. Teile kuidagi, ma arvan, see normaliseerimine, et selles mõttes on, ma arvan, hea ikkagi rääkida nendest tunnetest ka, mis sul on sees, need halvad asjad, et muidu tundub, et kõik teised saavad hakkama, kõigil on hästi, ainult minul on, et see selline üksilduse tunne või et jah, kõik ülejäänud saavad hakkama, aga kõik võib-olla teesklevad, et nagu rääkida nendest, et ja ma siinkohal tahangi ju lisada, et ega see ütleme vabaühendustes loomulikult meil ongi kõik kõrge empaatiaga inimesed ja kõrge empaatiaga inimesed on ju number 1 läbipõlejad. Et selles suhtes siin ei olegi muud kui tõesti see aus rääkima tabudeta, et see on see kõige asja alus. Ja tihtilugu ongi see, et me ju õpime teiste kogemustest, et see on selles mõttes selline ühtelugu nagu kirstordil tegelikult. On selle aususe praktiseerimise koha pealt ka, meil on paar näidet, et tõesti lihtsalt tuua meetodeid, konkreetselt lugeda mingeid näiteid, mingeid raamatuid, kes annavad, sest selliseid meetodeid on olemas, kuidas praktiseerida ausust. Et meil on näiteks üks meetod, mida me oleme kasutanud, on fishbowli nimeline, et osad istuvad ringis väljaspool, teised istuvad sees, jagavad seal midagi ja siis teised saavad pärast kommenteerida või näiteks radikaalset ausust täiesti teadlikult praktiseerida, radikaalset ausust. Tulemegi kokku, nii, mis sul on mulle öelda? Nüüd see on turvaline koht, palun, kas sa oled rahul millegi, mis ma olen teinud, kas see näiteks häiris sind, et kuidagi tuua seda, jälle normaliseerida seda, et meil on vaja üksteisele öelda halbu asju ka selleks, et areneda ja selleks, et neist edasi saada, need ei jääks sisse
need ei oleks nagu segavad faktorid töö juures, on ju, et just ma soovitan kuidagi hästi neid praktikate toomisi hästi konkreetselt, sest need kõik on niisugused toredad sõnad nagu oleme ausad. Tulge, mul on alati uks avatud. Mis see tähendab? Ma toon siit veel ühe seiga juurde, kus tegelikult kas või see täiesti tavaline asi, et kuidas sul läheb, kuidas vastab tavaline Eesti inimene, hästi. Siis nagu kolleeg või juht või kes iganes mõtlebki, et ahah, ma olen teda juba täna kõnetanud nii hästi, ma pöörasin talle tähelepanu. Aga kui nüüd nagu päriselt rääkida, kuidas sul päriselt läheb, et esiteks siis ongi, et kas siis see, kes nii-öelda selle küsimuse küsib, kas ta on valmis ka selle vastu võtma, et mida nagu siis inimene sulle rääkima hakkab, et võib-olla sealt tulebki väga pikk jutt. Et vot see on ka meie organisatsioonis kuidagi nagu, ma nii hästi mäletan, kui oli keset Covidit ja kõik oli kinni mätsitud, sihuke virvarr käis, nii nagu ikka. Ja siis oligi sealsamas meie sotsiaalmeedia grupis Toivo küsiski lihtsalt üks küsimus, kuidas teil läheb? Ja siis kõik need, mis sealt vastu hakkasid tulema, et selles mõttes oli selline väga sihuke sisutihe, väga tõsiselt hea, armas suhtlus, mis meil siis toimuma hakkas. Ja ma nii hästi mäletan, et üks ütleski, et appikene, mul täpselt seda just täna oligi vaja. Et keegi lõpuks küsiks mu käest, et kuidas sul läheb. Et jah, ärge vastake, et lihtsalt hästi. Vastake, kuidas teil päriselt läheb. Anna-Kaisa, mulle tundub, et see kuidas läheb küsimus paljude jaoks kõlab sellise kohustuslikuna natuke ja see ongi võib-olla hästi palju ajastuse ja kollektiivi mingi sellise sisemise vereringe küsimus, et kas seda tajutakse siirana ja kas sellele antakse ka siiras vastus. Mingil hetkel mulle muutus popiks küsidagi, et aga kuidas sul päriselt läheb, ilma et tegelikult see küsijad tingemata rohkem huvitaks, lihtsalt see päriselt lisati sinna. Et mis need küsimused võiks veel olla peale selle, kuidas läheb, et millega üldse pääseda inimesteni ja kuidas avada seda arutelu selle üle, et kuidas siis inimestel läheb? Et selles mõttes see vaimne tervis on piisavalt piinlik teema, et tihti on hea niisugust nagu nalja visata või naljaks keerata asju ja nali ka muidugi vahel hästi leevendab pinget. Aga ma ütleks, et seal ei ole nagu selliseid nagu, et ütle nii, siis see töötab. Et pigem see ongi see suhte küsimus, et milline suhe sul on selle inimesega, kelle vastu sa huvi tunned ja keda sa soovid toetada. Et sealt sa ju tegelikult taipad selle ise ära, et pigem ongi see, et kas sul on seda julgust ja sul on endal seda ressurssi, et seda nii-öelda ust lahti teha enda poolt, on ju. Et tegelikult mõtlengi, et me ju teame ja tunneme oma kolleege ju natukene ju vähemalt ja mõnda väga-väga hästi, et siis me ju teame, aga et ikkagi küsida ja võtta see vestluseks aeg. Et aga mingitest sellistest headest näidetest, et kuidas võib-olla aru saada ja seda jagamist julgustada, siis meie tegime enda sellise tuumikuga, kes meil on meeskonnas, siis sellise asja nagu enda stressis oleku juhis, mis oli natuke raske ikkagi, ma ütleks, teha ka sellesama aususe ja selle mõttes, et issand, mis nüüd siis nagu arvatakse, aga selline iseendast nagu väga lihtne asi on ju, et pane kirja, et kuidas sa käitud või millest me saame aru, et sa stressis oled, on ju. Et mina näiteks hakkan liiga palju nagu väga lolli nalja tegema ja lõpuks jään täitsa vait, on ju, kus ta stressi on ikka nagu niimoodi, on ju. Näiteks on ju. Ja siis ka sinna juurde, et mis sa siis soovid, et teised teeksid. Et kohe on sul nagu kasutusjuhisega tuled, et see võiks nagu nii, et kui juba tööle tuled kuskil, siis paned oma selle, palun kasutusjuhis on see, on ju. Et siis see teeb ülipalju lihtsamaks selle, et kuidas siis läheneda, on ju. Et mõni inimene soovib, et näiteks kas või mindaks, tehaks kalli, on ju. Mõni soovib, et teda natukene antaks talle ruumi ja siis ta ise tuleb tagasi, et inimesed on ju hästi erinevad. Aga et kui me saame ka öelda välja selle, et mismoodi ma tahan siis, et mind nii-öelda koheldaks või mismoodi minuga oldaks, kui mul on raske, et see on tegelikult õudselt
õudselt kasulik ja teeb väga palju lihtsamaks noh, selle suhtluse. Võiks olla ka abikaasa kasutusjuhend. Kõigi kohta võiks olla selline manuaal. Kui ma käitun nii, siis ma tegelikult tahan seda. Ja sina konkreetselt tee seda, ütle nii. No, et elementaarne kõlab, on ju, aga natuke ohtlik nagu avaldada seda infot ka, on ju. Aga teisalt väga mõnus ka on olemas. Nii hea mõte. Veel üks märksõna, mis siit on hästi korduvalt läbi käinud, on ikkagi usaldus, et kõik need meetodid ja kogu see avamine, rääkimine ja mõtete vahetamine, see kõik tugineb ikkagi sellele, et me usaldame seda küsijat, usaldame neid teisi inimesi, kes meid kuulavad, et me usaldame neid sellega, mis meie sees näiteks toimub, aga see ei teki paratamatult nii, kui juhataja ütleb, et nii, nüüd usaldame kõik üksteist või see ei teki kuidagi päeva pealt, et ma siin otsapidi võib-olla te olete, vähemalt Moona, sa oled sellele natukene juba vastanud, aga ka teistelt, et milliseid kogemusi teil on, et kuidas organisatsioonis sellist usaldust luua ja selle tekkimisele üldse ja selle hoidmisele kaasa aidata saaks? Alustan. No selles mõttes, et see on minu arvates täiesti otseses seoses ikkagi ka selle juhtimiskultuuriga, et me ei saa nagu ütleme siis juht ei saa ju nõuda oma organisatsioonilt seda, neid väärtusi, mida ta tegelikult ise nagu ei suuda rakendada ja mis tegelikult, et justkui nagu paberil paneme kõik kirja, aga et umbes, et igapäevaelu on siis hoopis midagi muud. Et ma arvan, et see on ka üks tegelikult murekoht, et võib-olla isegi mitte nüüd siis mingeid vabaühendusi, vaid võib-olla üldse nagu organisatsiooni, sellised suuremaid ettevõtteid, et paneme paika meie personalipoliitikaga, aga ise tegelikult siis hoopis käitume vastupidi, on ju. Sest mingil määral ju ikkagi on organisatsioon oma juhi nägu. Et kui sealt ikkagi hakkab pihta selline aus tabudeta üldse selline inimlik selline nii-öelda juhtimisstiil, personalipoliitika, siis tegelikult see läheb edasi ja see ainult kinnistub. Ja seda tuleb hoida. Läks mõte ära, mul jumala mõte oli. No jah, et usaldus jah, kuidagi tekib ju ajaga, et see on täiesti paratamatu, et ütlen kas või enda rolli peale psühhoterapeudina, et seal on ikkagi samamoodi on öeldakse, et baasiline või mis kõige rohkem ravibki, on see, eks ju, see terapeutiline suhe siis kahe inimese vahel. Aga seal ei ole nagu võimalik, et see tekib mingi ühe korraga, et näed, käid psühholoogil, räägid ära, on ju juba, eks ju, korras, vaid see ikkagi tekib ajaga ja läbi nende erinevate kogemuste või et kui ma näitan enda haavatavust võib-olla natukene alguses välja, vaatan, mis ta teeb, on ju, kuidas ta reageerib ja ta reageerib nagu normaalselt, on ju, siis ma saan sammu edasi astuda, et see on paratamatu, et see peab nagu ajaga tekkima, et ma nagu õpin usaldama, eks ju, inimest otseselt. Ja mul on vist umbes sama mõte, et seda tulebki harjutada enne, kui on kriis, et seda peab nagu rahuajal harjutama, sest siis, kui on jama, siis sa saad seda kasutada, et selles mõttes on hea, näiteks meie organisatsioonis, kui nüüd tulevad uued inimesed, et see kultuur on juba nii tugev, et sa satudki sinna näiteks sellesse nädalakoosoleku jagamise ringi ja sa näed, et teised juba jagavad nagu nii sügavaid asju ja sa alguses oledki, esimesed korrad oledki hästi pinnapealne, sa ise ei lähe veel sinna sügavusse, aga iga korraga natuke rohkem ja see tekitab nagu tohutu läheduse tunde oma töökaaslastega, et mul on nagu ma olen nagu enne ka töötanud sellistes kohtades, kus ma olen arvanud, et nüüd neid ma tunnen, nendega ma läheks kuhu iganes, aga nüüd tõesti see nagu nii sügavuti minek tekitab tohutu läheduse tunde ja sa tõesti tahad, et teistel läheks hästi, et minul läheks hästi, ma julgen neile öelda asju, kui midagi on pahasti, ma oskan seda öelda hoolivalt, ma ei taha neile ära panna, ma saan aru nendest inimestest, kellest ma alguses ei saanud seal organisatsioonis aru, et kust ta tuleb ja mis tal see taust on ja miks ta nii mõtleb, et lihtsalt tõesti selline suhe luua. Ma mõtlesin seda ka, et näiteks kui sa ütlesid, et need üritused on, et meil ei ole väga selliseid üritusi, et meil on
meil see lähedus tekibki juba läbi nende praktikate või mõtete jagamise, et meil on paar korda aastas on selliseid toredaid strateegiapäevi midagi, kus on siis ka õhtusöök ja nii, aga meil ei ole nagu vajadust selle edasise läheduse sammu jaoks midagi väga suurejoonelist korraldada, et meil on niisugune iganädalane lähedus ja mulle nii meeldib mu töö ja need inimesed, kellega ma koos töötan. Ja, kõik. Aga mulle tundub, et me juba sujuvalt läksime siin väga praktilise osa juurde ja võib-olla liigukski nüüd siis selle tegevuskava juurde, mida organisatsioonid võiks tähele panna. Peaasi.ee on siis välja töötanud sellise näitliku tegevuskava ja Anna-Kaisa, sa saad siis äkki natukene tutvustada seda, mis see tegevuskava, milline see on, mida organisatsioonid võiks tähele panna ja mida sellest võiks saada? Jaa, et ma isegi lausa olen mingid slaidid teinud selleks, ma loodan, et kuidagi lähevad ka tööle, aga jah, ma päris nagu niimoodi ei julgeks öelda, et me oleme selle välja päris töötanud, et me kuidagi nagu pusime selle kallal, pigem ütleks niimoodi, et tegelikult see idee tekkis sellest, et see vaimne tervis on nagu nii lai teema, et näiteks me siin praegu rääkisime põhiliselt nagu suhetest on ju tegelikult et see on nagu nii oluline vaimse tervise komponent tööl näiteks, aga et seal on nii palju asju ja nii raske on tavaliselt aru saada, et kust ma siis alustan või mis ma siis teen või kuidas ma hakkan selle teemaga üldse pihta on ju näiteks töökoha kontekstis ja siis nagu üldiselt, eks ju, nagu meil ka meie armsal Eestil võiks ka samuti olla üks vaimse tervise strateegia korralik ja tegevuskava, kuidas meil üldse riigis hakkab olema sellega, et siis oleme mõelnud, et võiks olla ka igas organisatsioonis selline konkreetne tegevuskava. Igal inimesel võib-olla võiks ka olla, eks ju, nagu see manuaal on ja võiks olla ka see tegevuskava, et mis ma siis teen, kui niimoodi, et kuidas ma ennast hoian ja mis ma teen, kui raskeks läheb. Ja siis ma näitan siis need kuidagi moodi, ma ei tea, mis moodi see nüüd siis välja näeb. Aga siis me nagu hakkasime mingis mõttes nagu mõtlema või neid ideid pakkuma, et kuidas siis võiks ühte sellist nagu plaani või tegevuskava teha, on ju. Nii, see ei tööta. On ju, et kõigepealt võiks seal olla, eks ju, välja mõeldud see, et miks me üldse seda teeme, et miks me seda vajalikuks peame. No ma ei tea, kas nüüd meie seltskonnas siin on vaja seda väga nagu põhjalikult hakata kaardistama, et miks me seda tähtsaks peame, et vaimsest tervist hoida, aga tõesti mõnel pool see võib ju olla nagu niimoodi kasulik, et lausa numbritena tuua välja, et näed, isegi kui sa paned mingi 1 investeeritud euro eest, võib 9 saada tagasi selle pealt, et inimesed siis ei jää haigeks nii palju ja teevad siis produktiivsemalt tööd ja tunnevad ennast mõnusamini ja nii edasi, on ju. Et kõigepealt võiks nagu selle enda jaoks välja mõelda, kirja panna, siis võiks idee poolest ka kuidagi kaardistada seda olukorda, et mis me siis juba teeme ja kuidas inimestel läheb. Eks, et nagu oli see küsitlus, millest ma rääkisin ka varem. Ja siis võiks teha plaani, et mis me siis teha saame, mis meil käepärane on või siis see, et mis meil kõige tähtsam on ja siis seda tegevust teha. Ja siis meil nii. Nüüd ta ei liigu üldse enam edasi huvitava kombe. Aha, nii, nüüd liigub. Ja siis võiks olla niimoodi, et jällegi, et mitte nagu asja ajada enda jaoks nagu liiga idealistlikuks või liiga maksimalисtlikuks, mis võib ka juhtuda, ma arvan tihti, et mõtled, et nii, et nüüd ma teen selle hea plaani ja see kõik peab olema nagu valmis ja korras, on ju. Et niiviisi vaimset tervist toetada võib olla päris keeruline, et see võiks olla nagu selline laienev spiraal, pakkus välja armas kolleeg Nele.
kes ma loodan, et usinasti praegu jälgib meie seda ülesannet, nii et Nele, kui sa ka vaatad, siis spiraal, ma ilusti ütlen ära selle, et ta läheb järjest nagu laiemaks, et sa õpid nagu märkama, on ju, mis meil vaimse tervise vallas toimub ja teed selle kaardistuse, saad aru, ahah, on ju, näiteks, et meil on kuidagi palju inimesi, kellel on raske magada, näiteks on ju, siis teed nagu mingisuguse plaani, mis me saame teha näiteks, et seda soodustada, et meie inimesed magaks paremini, kas või see, et ärme saada öösel meile üksteisele nii palju enam. Ja siis vaatame uuesti, on ju, et kuidas läheb, et siin võib alustada mingist ühest väga konkreetsest väiksest asjast ja siis vaadata, et ahaa, mis meil järgmisel ringil tuleb, on ju. Ja me siin ka maailmas ringi vaadates ja siin kogudes kokku ka selliseid näiteid mujalt maailmast. Nüüd ma tahaks ilmsesti klikkida selle peale, mis siin on üks selline link, aga see millegipärast, oota, nii ei. Me tegelikult tegime sellise loetelu, mida võiks jälgida, aga millegipärast ta mul siin ei reageeri. No nii, nüüd on paanika väikene. Aga see on ainult ajutine. Tehnilised probleemid panevad vaimse tervise korraks proovile, ma saan aru. Jaa, aga see on ajutine paanika. Selles mõttes, et niiviisi, see muidugi on nüüd natuke vale fail jälle. Nii et siis, okei, no olgu siis, olgu. Nii, okei, ma siis näitan seda. Nii, et põhimõtteliselt meie mõte on siis selles, on ju, et oleme toonud välja võimalikud tegevused, on ju, mida võiks siis teha igas organisatsioonis ja mõelnud, et võiks nagu valida neist välja mõned ja teha mingisuguse plaani, kuidas hakata siis seda teoks tegema. No näiteks, eks ju, et kas me üksteist tunnustame, kas me võtame pause ilusti igas päevas, kas me nagu see check-in'i taolised asjad on seal olemas, on ju, kas me jagame infot ka näiteks, et kuidas väljaspool töökohta teha midagi mõnusat enda heaks, kas on aega, et koolitustel osaleda, kas me teeme mingisuguseid selliseid toredaid tegevusi koos, nagu näiteks meil oli siin hiljuti see vaimse tervise vitamiinikuur, kus me ka rääkisime, et kuidas ennast hoida ja siis me ka kuidagi tegime ise ka kaasa seda ja kõige popim oli meil see meeldivate emotsioonide kogemise teema ja siis naljakaid videosid näiteks jagasime üksteisele, on ju, et väike asi, aga et jällegi tasub nagu ette võtta midagi sellist. Siis on see ühine ürituste teema, eks ju, mis võib olla oluline, siis kas soodustame, et üldse oma tervist jälgida, kas meil on mingi selline näiteks lugemisnurgakene või mingisugune selline pesa, kus saab leida näiteks vaimse tervise toetamise alaseid materjale, siis selliseid vaimse tervise päevade võtmist, kas soodustame, jah, et kui ei jaksagi teha midagi, et kas see on okei, on ju, või ka lisapuhkus. Minu eesmärk meie organisatsioonis oleks ikkagi 4-päevased töönädalad, aga vaatame, kas see õnnestub kunagi. Siis see, et kas me saame koos midagi head teha, kas me jagame selliseid eneseabi ressursse, kas me ka lõbutseme koos, teeme nalja koos või arendame ennast koos ja siis kas me hoiame oma era- ja siis nii-öelda tööaja eraldi, ja siis näiteks koolitused juhtidele, esmaabikoolitused, vaimse tervise esmaabikoolitused,
ühesõnaga selline loetelu, millest siis igaüks või noh, ütleme, see on ka niisugune menüü võib-olla, millest iga organisatsioon saaks valida välja näiteks mingisugune 5-6 asja ja panna endale näiteks plaani, et kes ja millal hakkab neid tegema. Ja siis võib võtta ka nagu sellised täitsa nagu juba sellised konkreetsemad teemad samuti ette ja mõelda, et kas meil on piisavalt inimesi, kas on inimesed otsustesse kaasatud, kuidas meil info liigub, seesama rollide selgus, mis võib olla väga paljudes organisatsioonides teemaks, kas on olemas sellised füüsiliselt kõik vahendid, näiteks meil on olnud pidev teema, et kas meil ikkagi on korralikud toolid, kus peal istuda, et inimesed ei aeleks kuskil diivanil oma sülearvutiga ja siis on seljamuredega. Siis tõesti sellised kohustuslikud digipausid, ma ei tea, et mõnel pool maailmas pannaksegi kinni, on ju see meilivahetus nagu täiesti automaatselt, et sa ei saagi saata, et see ülemus ei saada sulle näiteks peale kella 5 mitte midagi. Et kas tehagi see näiteks kohustuslikuks. Ja noh, kaugtöö ajal, no ma ei tea, kuidas ka teil on või teistel, et mulle tundub päris, siin on küll töö ja puhkeaeg, aga mulle tundub, et praegusel ajal on ka mureks tekkinud see, et terve ja haige oleku aeg, et haigena töötamine kodust niimoodi poolpalavikus meilide saatmine on ju, et minu meelest see oleks nagu niisugune õudselt hea asi, mida võiks ette võtta ühe tegevusena. Ja siis võiks olla selliseid kovisioone, mentorlust, coachingut ja ka väljaspoolt kutsuda spetsialiste rääkima ja teha selliseid töötubasid ja seminare ka stressijuhtimisest või mingist muust vaimse tervise toetamisest. Nii, nüüd tuli veel mingi sihuke asi siia ette. Okei. Nii. Appi. Nii. Aha. Aga nüüd see ei lähe siit ära enam. Appi. Aha. Okei, aitäh. Nii, ja veel asjad, mida võiks panna siia tegevuskavva sisse, on konkreetsed siis sellised toetavad tegevused neile inimestel, kellel on juba mingisuguseid raskusi. Et sellest me ka rääkisime, et kuidas siis nagu seda toimetada. Et näiteks võiks olla konkreetset plaan selleks, et kui mõni inimene haigestubki kas vaimse tervise raskusega või ka füüsilisega, et kuidas ta töölt eemal viibib ja kuidas ta tagasi tuleb. Sest see võib olla päris selline suur teema, et inimene on näiteks mingi 2-3 kuud haiguslehel ja siis ta tuleb üks päev tagasi, ütleb tere, siin ma olen ja justkui oodatakse, et nüüd ta ongi täisajaga tagasi ja siis ta tegelikult peab sinna uuesti haiguslehele kolima, et neid näiteid on küll, et tegelikult võiks olla niisugune plaan, et kuidas me toetame seda eemal viibimist või tagasi tulemist. Siis võiks olla ikkagi selliseid ühiseid arutelusid vaimsest tervisest ja selle üle rääkimist, kuidas me tagame selle keskkonna, et vaimne tervis oleks hoitud ja võib-olla ka konkreetselt rääkidagi sellest, näiteks ma tõin selle une näite, et võttagi näiteks mõni päev mingi tund aega ja arutada see läbi, et näiteks kuidas me toetame seda, et me magaksime hästi, et me puhkaksime vahepeal, mis nipid teistel on, igalühel on mingid head nipid ju kuskil ja võib-olla teha mingi ühiselt ka selline heade näidete kogum või kui tõesti selgub, et kellelgi on ikkagi palju teistmoodi see unerežiim või ta magabki ainult 3 tundi öösel ja tegelikult päeval on tohutult väsinud ja kogu aeg on arvanud, et see kõik on niisugused on ju,
et samamoodi saavad hakkama ja ei maga ja et kuidas siis teda toetada, et abi saada, aga et kui see kuidagi ühiselt saabki rääkida, on ju, nagu sa ka rääkisid, Mona, on ju, et siis see loob selle võimaluse, et nii, on ju, et see on teema, meie kõigi jaoks on see teema. Ja siis võiks olla seal tegevuskavas ikkagi see, et kuidas me soodustame sellist abi otsimist konkreetselt. Ja võiks ja mõnel pool ikkagi või päris paljudes kohtades on ka seda, et kompenseeritakse juba vaimse tervise abi saamist, isegi pereteraapiat teinekord. Ja see ikkagi peaks olema teada, et kuidas seda saab ja mis tingimustel ja seda, et ta ikkagi on ka selline siis konfidentsiaalne päriselt ja et seda võib kasutada. Et selline tegevuste nagu nii-öelda palett või menüü, on ju, võiks olla selliseks näidiseks ja näiteks ma näitan, mis me proovisime endale teha, välja valida, et mis asjad me siis võtame, on ju, peaasjas ja võtta selleks aastaks on ju ette, et mingid asjad on siin plaanis, mis me teeme juba pidevalt, näiteks jagame, on ju, pidevalt, sellega on väga hästi, see on meil seal plaanis ka sees, on ju, on, kes vastutab, on ka näited, on ju, ja siis on sealt nagu mingid järgmised tegevused, mida me teeme nagu sageli, mõnda asja teeme vahel või osaliselt ainult. Ja siis need, mida me teeme pidevalt, neid katsume igal juhul jätkata, on ju, jätkuvalt, sest need on sellised head kindlad asjad, aga need, mis on kuidagi osaliselt töös, et nende osas siis siin on näiteks pandud, et tähistamine näiteks on meile oluline. Anna-Kaisa vastutab. Järelikult on ju, Anna-Kaisa peab korraldama, et selle aasta jooksul toimuksid need asjad meil kõik ja inimesed saaksid seal osaleda ja oleks tore ka, näiteks on ju, et niisugused asjad. Et midagi nagu sellist on praegu meil tulnud nagu pähe, et võiks võtta sellise laia menüü ette ja valida siis sellised nagu lemmikampsud endale välja ja siis arendada neid asju, mis meil on vaja nagu veel teha korda ja neid asju jätkata, mis meil on hästi ja jällegi, et ei pea sealt menüüst võtma kogu seda pikka nimekirja, mis kõik võimalused olid, on ju, et võid võtta mõned, mis meile tõesti on tähtsad. Et midagi sellist on meil praegu mõttes olnud, kuidas võiks nagu niimoodi enam-vähem arusaadavalt tegeleda sellega vaimse tervise hoidmisega. Nii et ma nüüd hea meelega kuulaks teie mõtteid, eriti kui teil on mõtteid, kuidas väga hästi seda digihügieeni rakendada, siis oleks vahva. Ja olgu öeldud, kes te ülekande vahendusel jälgite ja võib-olla kõiki slaide ei näinud siin ülekandis korralikult, siis Anna-Kaisa loaga me pärast selle esitluse ja seda esitlust ka jagame selle sama lingi juures. Aga jah, kuidas tundus, mis siit nüüd kõrva silma jäi, et millele olete juba mõelnud, mida võib-olla oli sellist, millele veel ei ole ja mis tundub kasulik kõrva taha panna? Ja no ma arvan, et minnagi niimoodi täiesti, nii nagu siin juba öeldi, et ära lahterdada, minnagi süvitsi, et võib-olla ongi selline teadlik süvitsi minek praegu meil küll nagu puudub. Et oleme kuidagi võtnud niimoodi iseenesestmõistetavalt ja loomulikuna, et oleme siia nii päris hakkama saanud. Aga nüüd jah, tegelikult võiks minna täitsa süvitsi. Ja mõtlesin seda sama, et millal see vahe tekib, et ongi mõnes organisatsioonid asjad on nagu kuidagi naturaalselt on hästi, on ju, aga mis siis juhtub, kui need ei ole naturaalselt hästi, et selline strateegiline lähenemine on päris hea, et tõesti mõelda mingi plaan välja ja hakata vaatama, et mis meil on
mis meil on selleks vaja teha, et meil ei oleks ärevust, et ma pean õhtuti töötama või mis tunde see must tekitab, kui töökaaslane saadab öösel ikkagi kirja, et kas ma tunnen nagu häbi, et mina ei ole nii tubli või viha, et miks ta saadab seda, et mis seda digihügieeni siis tegelikult nagu motiveerib, on ju seal olema kogu aeg, tekitama seda tunnet, et ma pean olema kogu aeg kättesaadav, siis ma olen nagu hästi töökas, on ju. Ma arvan, et see üks hästi suur murekoht ongi see, et meie ühiskond ise soodustab õudselt seda rööprähklemist, et me justkui nagu hindame seda, aga selle rööprähklemise käigus tekib see oht, et me nagu kulgeme lihtsalt, et me ei lähegi nagu süvitsi nendesse teemadesse, et me teemegi nagu pinnapealselt need asjad ära. Et võib-olla tunnustadagi rohkem just seda, kui inimene lähebki mingi teemaga rohkem ja ta saavutab seal mingisuguse vau-efekti, et midagi sellist ka. Tuli üks mõte veel. See küsimus, kuidas sul läheb? Sest tihtipeale ma olen viimasel ajal märganud, kuna ma nüüd olen meelega mõelnud, et ma ei ütle enam, et mul on kiire. Sest esiteks ma ei tunne, et mul on kiire ja teiseks ma ütlen, et mulle väga meeldib mu töö ja mingid sellised asju, on ju. Aga ma olen märganud, et kui inimene küsib, et no kuidas sul läheb, õudselt kiire on praegu, on ju. Ise nagu vastab ära selle, et ma olen siuke, ei, ma ei ole. Et inimesed kuidagi et kui sa vastad sellele, kuidas sul läheb, et mul on hästi kiire, siis sa oled ka nagu hästi tegus inimene ja kuidagi selline ikkagi nagu hästi äge ja sul on hästi kiire, et kuidagi äkki sellest teadlikult lahti saada ka, et me ise ei toodaks seda, ma olen nii tähtis ja kiire inimene. Mina näiteks ei kannata seda, kuidas läheb küsimust puhtalt sellepärast, et mulle tundub, et siis roteeridki umbes 3 vastuse vahet, mis on kuidagi külge jäänud kiirelt, normaalselt, enam-vähem. Just. Nii ongi. Olgu öeldud, et kuna siin õhtu hakkab üsna kiirelt on liikunud juba üsna lõpu poole, siis kui teil on küsimusi, siis nii siit andke käega märku, kui siis, kes te jälgite ülekande vahendusel, siis kirjutage ülekande alla ja siin natuke on veel aega jäänud, et neid küsimusi võtta. Nagu ma lubasin, ma tahan tagasi tulla kindlasti selle sama digihügieeni juurde ja selle juurde, et millal on tööaeg ja millal on siis see aeg, kus me tegelikult üksteist ei peaks tüütama, siit käis läbi isegi 4-päevane töönädal. Mulle tundub, et see paraku kohati tähendab seda, et sa võib-olla oled vähem tööl, aga lihtsalt võtad ka kogu selle töö kogu ülejäänud 3 päevaks koju kaasa ja paljud inimesed ju ka täiesti arusaadavatel põhjustel lähevad võib-olla kontorist koju ära, teevad oma õhtused kodused toimetused on peredega ja siis õhtul lähevad enne und veel uuesti arvutisse, teevad veel tööasju, isegi kui nad meile ära ei saades kuskile mustanditesse kirjutavad need valmis, et hommikul ära saata. Kuidas seda muuta, et me kuidagi hindaks oma võimeid ja aega võib-olla realistlikumalt, ei paneks endale kogu aeg seda saavutuspinget, et me peame kõike nii maksku, mis maksab ennast kas või tükkideks rebides tehtud saama oma une ja heaolu ja pere arvelt. Seal on see süütundega puhkamine on üks asi, et see tõesti, kui sa oled kodus õhtul ja sul on need asjad tegemata, siis sul on nii paha olla, et sa tahad need ära teha, on ju, et pigem siis küsida, et kuidas teha töö ajal tööd, et sul ei tekiks õhtuti, või et kuidas näiteks vahepeal selles samas kolmikus, kes meil oli, me tõime selle teema, et me tahame õhtuti ja nädalavahetuseti kipume asju tegema, et mida teha nagu lõpetuseks, päeva lõpetuseks, et ma saaks teha rahu, et need asjad jäid mul täna tegemata, sellest ei ole midagi. Me liigume läbi kosmose ühel kivil, mis sõidab hästi kiiresti, et nagu kui sa vaatad suurt pilti, mitte midagi ei juhtu tegelikult. Et siis me tegimegi selliseid harjutusi, et kirjutad õhtul üles, mis sul jäid tegemata, paned kinni, homme teen edasi, sellest ei ole hullu, on ju, laup võib-olla reede õhtul sama asi, et nagu teha rahu sellega, et ma ei teinud kõiki asju ära, sest alati on nagu tööd jätkub alati igavesti, et see ei lõppegi nagu nende päevadega, sa pead lihtsalt otsuse tegema. Ja jälle üks hästi hea mõte oli veel, aga vahepeal äkki keegi teine tahab rääkida. See on väga praktiline mõte, minu jaoks oli täielik moment kunagi, kui üks tuttav mulle ütles, et töö ei saa kunagi maailmast otsa. Ma ei olnud sellele päriselt ka niimoodi mõelnud ja see on see lause, mida ma endale tuletan iga kord meelde, kui mul on tunne, et mul on nii palju asju veel teha. Ja no mina isiklikult olen näiteks see, kes lükkab mingi teatud ajast oma telefoni üldse hääletu peale. Et ma lihtsalt ei vastakõnneks ei ole mul ka mingid sellised väga öid, kus oleks midagi.
aga jah, et see meie Messengeri plünn, et see on niisugune juba, et noh, bussis ka täna tulin Tartust Tallinnasse ja siis terve tee muudkui käis see plünn, siis juba hakkad nüüd vaatama, kas see on minu telefon, kelle oma, ei olnud minu oma. Et juba tekib selline teatud mingi selline, noh, ongi kogu aeg selline valmisolek, et sa peadki nagu valmis olema. Aga mis töösse nagu puutub, siis mina ise olen ka, et võib-olla on, kui mitte siia võtta nagu seda vähiravifondi poolt, vaid oma põhitööd, et siis olen ka niisugune väga kehva enesekehtestaja võib-olla, et tihtilugu ikkagi midagi tahan ka nagu koju kaasa võtta. Aga eks see ongi see võib-olla laveerimine, et okei, ma nüüd seal hoopis sellel ajal tegin hoopis võib-olla mingit oma pereasja, siis ma seda ei jõudnud, siis ma lähen, et ühesõnaga käib mingi sihuke rehkendamine, et aga ma arvan, et see, mida me kõik võiksime ka teatud määlal võib-olla ka nii-öelda siis harjutada, on ka võib-olla selline teadlik mingi hetk ei ütlemine. See tuleb hästi raskelt. Aga see on õpitav. Vahest täitsa vajalik. Mitte niimoodi mööda minnes muidugi, et iga asja peal ei. Et noh, siis võidki oma ette nurka sinna jääda, kus kogu ei ütled. Aga mingilt maalt, jah, ma arvan küll. Teine asi tuli meelde, see töö ajal töö tegemine on ju, et kui sa tegeled päev läbi mis see eesti keeles on, prokrastineerimisega, edasilükkamisega, et siis võib-olla tasub nagu vaadata sinna nende ülesannete sisse, et kas need on liiga suured, miks ma ei oska nagu kuskilt, et miks mul on see tunne, et ma ei saa aru, kuidas ma seda ülesannet teen ja muudkui lükkad edasi, et mõelda mingeid praktikaid, et mina näiteks tean juba nüüd, et ma käivitun väga hästi, kui ma räägin kellegi teisega, et mul on oma töökaaslane, kellele ma siis helistan, ütlen, kuule, räägime 5 minutit, et ma nagu ei saa kuidagi sellest edasi, et jälle seal on mingi selline teadlikkus, et mis nagu see menüü või see juhend on ju iseendale ka, et kui ma jään sinna suurde ülesandesse kinni, et siis kuidas ma sealt edasi saaksin, et ma saaks töö ajal teha tööasju ja ma ei näitleks töötamist või nagu jah. Ja vahest on ju ka tegelikult see, et me ei julge minna rääkima, et meie töökoormus ongi liiga suur. Et võib-olla on ka mõistlik see, et koos juhiga läbi arutada, et võib-olla delegeerida hoopis midagi ära. Et see on ka selline, aga noh, väga paljud siis ju meist ei julge, et siis ma just olen nagu saamatu. Ja mida see raamat räägib, üks teema on see, et kuidas teha neid asju, milles sa oled hea ja kuidas nagu, ja siis algus, kui ma seda esimest korda lugesin, see oli nagu siuke tunne, et aga kes siis kõik need asjad teeb, milles ma ei ole hea. Aga nüüd ma kuidagi olen jõudnud ikkagi oma tööülesannetega sinna, et mul ongi need asjad, milles ma olen hea ja mis mul tulevad hästi välja ja mida ma saan eduelamust, et ei tõesti nagu tekib nagu see tunne, et ma saan oma tööga hakkama, et see pädevuse küsimus. Just ja neid asju, mida sa tunned, et ei ole sinu teema, näitab keegi teine, kelle teema see on oma korda. Nagu julgeda sellest öelda või jälle see usalduse tunne, et kas ma julgen oma ülemusele öelda, et ma tegelikult, ma olen nüüd mänginud, et ma saan nende Exceli tabelitega hakkama, aga see võtab mul nagu 48 korda rohkem kui ilmselt kellelgi teisel, et jälle see usaldus on ju, et saab vabaneda nendest ülesannetest. Ma igaks juhuks ütlen, et selle raamatu kirjastaja ei ole tänase ürituse sponsor, olgu see igaks juhuks välja öeldud. Aga me oleme siin suurem osa tänasest õhtust rääkinud, vaadanud ennekõike sellist organisatsiooni tasandilt ja ma tegelikult tahakski lõpetada võib-olla natukene rohkem igaühe enda või üksikisiku tasandiga, et kui me nendele väljakutsetele, mis meil on ja mida meil on nii palju mõtleme, siis sageli need, kui me hakkame lahendustele mõtlema, siis need kõlavad nii nagu lihtsalt või banaalselt, me tegelikult ju teame, mida peaks tegema. Et me ka läbi põledes või väsinud olles või vaimselt ülekurnatud olles, me tegelikult enam-vähem kõik teame, et me peaks jooksma minema ja peaks trenni tegema ja peaks puhkama rohkem ja peaks varem magama minema ja ei tohiks telefonis istuda nõund ja nii edasi, et tegelikult need asjad on just kõik olemas, need lahendused on kõik olemas, aga me ei suuda kuidagi panna ennast neid tegema. On teil häid nippe, kuidas sellest teoreetilisest teadmisest, mida on tegelikult nii palju, meil on täna siin see sama tegevuskava ja tegelikult järjekordne tööriist ees, kuidas nendest jõuda päriselt selliste praktikateni, mida me päriselt võiksime järgida ja mida me suudaksime järjepidevalt järgida? Kui selle küsimus ära vastaks, siis mulle tundub, et see ongi nagu küsimuste küsimus.
sest meil täna oli ka selle raamatuklubi, mida ma siis ei näita nüüd rohkem kohtumine, kus oli ka siuke, et issand, on nii lihtsad asjad tegelikult, et tegelikult on lihtsalt iseenda arendamine või mõtlemine nendel teemadel, et kuidas, ja see on kõige raskem. Ja ma isegi ütleks, et kui sa ütlesid, et nagu isikliku arengu mõttes, et jällegi, need on täpselt samad asjad, et sa oled üks mina, sa ei ole nagu töömina ja mingi muu mina, et tegelikult kõik need teemad, mis sul on tööl, suhted, kõik need kasutusjuhendid, kõik need asjad, need on ju kodus täpselt samasugused, et seal ei ole tegelikult erinevust ja mis sa tegelikult küsisid, et kuidas need praktikas... Kuidas hea see teoreetiline teadmine päriselt, on sul endal mingeid häid kogemusi, kuidas sina oled kas või kogu seda teadmist, mida sa näiteks sealt samast raamatust oled lugenud, päriselt enda jaoks rakendanud? Ongi see praktiseerimine siis, et kui ongi mingi totakas harjutus, tundub, et nagu miks ma pean seda tegema, siis tegelikult pärast selgub, et kui sul tekib harjumus juba, siis sa saadki seda rakendada elus. Et lihtsalt praktiseerida, otsida neid meetodeid ja proovida. Et see töö iseendaga on üks suur jama. Just see töö iseendaga, et mina olen just võib-olla enda kogemusest, et minu jaoks on uni on indikaator number 1, et kui see hakkab nagu käest ära minema, et õhtul hakkab mingi siukene mingi mannapuder siin loksuma kuskil siin ja muudkui kerib ja no üldse ei taha magama jääda. Et siis tegelikult juba see on indikaator number 1, et midagi on nagu nihu. Aga mis mind võib-olla ise nagu hästi palju on aidanud, on see, et ma just ikkagi nagu me kulgeme nagu rollist rolli, et me oleme töökaaslased, me oleme elukaaslased, me oleme abikaaslased, me oleme lapsevanemad, aga et kes ma nagu siis ise nagu vahepeal olen, et mis ma nagu rollide väliselt olen. Et kui nagu ise endale mingi hetk niimoodi täiesti teadlikult keskenduda, siis sealt võib ikka päris äge ports välja tulla, et see ports võib alguses muidugi ehmatada natuke, aga et mina võib-olla amastasin enda mingi loometegevuse läbi selle, et me võib-olla ongi nagu keskendume kogu aeg kellelegi teisele, et on see siis töö, lapsed, abikaasa, mingid ongi siuksed võib-olla meie kuuluvused kuskil organisatsioonidesse, aga et kes sa selle väliselt nagu oled? Anna, kas sa tahad sa kuidagi veel lisada midagi omalt poolt, kuidas neid samu, seda teooriat, mida ka teie jagate oma töös kogu aeg, kuidas nüüd kasutusse võtta ja seda hoida kasutuses? Ma tean teoreetiliselt, kuidas see teha, aga isegi väike kogemus on sellest, et tuleb õppida kiitma ennast ja kuidagi nagu kena olema enda vastu, et näiteks jälle toon meie meeskonnast näite, et meil on õudselt probleem selles, et kõik on õudselt tublid, on ju. Ja siis nagu selle eest võib saada kiita, et näed, sa olid nii tubli, sa tegid selle asja ära, aga me kuidagi oleme selle ümber pööranud ja nüüd me erakordselt suur kiitus tuleb selle eest, kui jätad midagi tegemata, on ju. Ja siis me oleme isegi mõelnud, et selle eest peab hakkama preemiat maksma, kui sa ei tööta ja ei tee neid asju ära ja puhkadki, on ju, ja kuidagi selle nagu kaudu, et me oleme tõesti nagu kiitnud üksteist selle eest, et me oleme tegemata jätnud asju, on ju. Et siis ma olen ka hakanud täitsa ennast kiitma selle eest, et jess, ma panin selle arvuti kinni, need meilid, ma tean, küll süda valutaks, aga näed, kui tubli ma olin, ma jätsin see tegemata. Ja ma olen tundnud, et see nagu töötab ja ma olen ka veel uhke enda üle lisaks sellele, et ka puhanum. Ja. Päris hea positiivne noot, millega otsad kokku tõmmata, et jätame rohkem asja tegemata. Jah, soovitaks. Hea kodanikuklubi on kaasa toomas kapitalismi kokkukukkumist. Aga suur aitäh teile, Anna-Kaisa, Moona ja Pille täna jagamast oma organisatsioonide kogemusi ja väga isiklikke näpunäiteid ja mina vähemalt enda jaoks mitu korda, kui ma vaatan oma märkmeid, mida ma olen siin jooksvalt teinud, et küsida, siis usaldus on see, mis mul on siin 3 korda vähemalt
kirja saanud, et usaldus on lõpuks see alus, mille pealt me üldse oleme valmis jagama ja omavahel vahetama nii praktikaid kui muresid ja see lõpuks aitab ennetada ja lahendada, kui meil on see tugivõrgustik olemas, seda nii sõpruskonnas kui ka loomulikult organisatsioonides, kus me toimetame, et need erinevad võrgustikud võiks meid toetada sellel raskel enesearengu teekonnal ja vaimse tervise hoidmise teekonnal. Ma väga loodan, et te saite siit, kes te meid vaatasite ja kuulasite, mõned praktilised mõtted, näpunäited, peegeldused. Peaasi.ee võiks olla see esimene koht, kust leida rohkem mõtteid ja tuge, kui teil on, olgu siis igalühel eraldi või siis organisatsioonil tervikuna küsimusi, kuidas praktikas võiks vaimse tervise probleemidega tegeleda, kui need on tekkinud, või siis neid ennetada enne, kui nad tekivad, sest ka see käisid läbi, et tegelikult seda kõike tuleks praktiseerida juba ammu enne, kui me sellesse kriisi oleme jõudnud, sest siis on natukene keerulisem. Igatahes loodan, et saite mõtteid siit, kuidas vaimset tervist hoida ja sellega täna lõpetame. Veel kord suur aitäh teile kuulamast ja vaatamast ja kohtume loodetavasti siis järgmistes Hea Kodaniku klubides.